Armsad sõbrad, kätte on jõudnud kirikuaasta teine pool. See, et tegemist on teise poolega, ei tähenda, et see oleks kuidagi vähem olulisem kui esimene pool, kuigi on tõsi, et kirikuaasta esimesel poolel me pühitseme kõiki neid suuri pühasid, millega me tähistame meie õnnistegija Jeesuse Kristuse sündimist, tema kannatusi, surma, ülestõusmist ja taevasse minemist, mil me meenutame püha vaimu välja valamist. Aga sellegipoolest on ka kirikuaasta teine pool väga oluline, sest et see pool on mõeldud selleks, et me mõtleksime järele, mida see kõik meie jaoks tähendab. Kõik see, mida me oleme pühitsenud kirikuaasta esimesel poolel. Sest Jumal saatis oma poja siia maailma ju meie pärast, selleks, et meie saatust, meie igavest saatust pöörata, selleks, et meid muuta, selleks, et anda meile uus võimalus, uus algus, uus elu, selleks, et me ei jääks enam endiseks, sellisteks, nagu me oleme olnud pärast patulangust, vaid võiksime saada Jumala lasteks ning elada Jumala lastena, nii siin maailmas kui igavesti. Kõige selle peale me mõtleme nüüd sellel kirikuaasta teisel poolel, mida vahel nimetatakse ka kirikuaasta tavaliseks ajaks, aga mina ütleksin, et ega ta nii tavaline ei ole midagi, kui tõepoolest kõik see, mida meie õnnistegija Jeesus Kristus on meie heaks teinud ja kõik see, mida me nüüd nendel järgnevatel pühapäevadel pühakirjast loeme ja õpime, meid tõepoolest muudab. Muudab rohkem meie taevase Isa sarnaseks, kinnitab ja kasvatab meid usus, lootuses ja armastuses ning teeb meist usu, lootuse ja armastuse märgid ka neile, kes on meie ümber. Jumal läkitas oma poja siia maailma selleks, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et kõik, kes temasse usuvad, võiksid pärida igavese elu. See igavene uus elu algab, see peab algama juba siin. Meie uueks saamise läbi vaimus, selles samas pühas vaimus, kelle väljavalamist me paar nädalat tagasi meenutasime. Tänase pühakirja lugemise, tänase epistli me leiame Apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele, selle kirja 8. peatüki algusest. Nii selles kui järgnevas peatükis kõneleb Apostel Paulus korjandusest, annetuste kogumisest Jeruusalemma vaesuses oleva koguduse heaks, aga Paulus kasutab seda korjandust või seda annetuste kogumist ka evangeeliumi kuulutamiseks. Selleks, et näidata, kuidas see, mida meie saame teha, mida meie oleme kutsutud tegema oma ligimeste heaks, on ka osa evangeeliumist, evangeeliumi kuulutamisest. Ka see on osa Jumala armust, mis on meile endile kingitud ja mida meie oleme kutsutud edasi jagama. Kõigest sellest ma tahangi teiega täna koos mõtiskleda, aga kõigepealt kuuleme, mida Apostel Paulus kirjutab teise Korintuse kirja 8. peatüki alguses. Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia kogudustes on korda saatnud. Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile rohkesti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. Nad on ju andnud oma jõudu mööda. Mina olen tunnistaja, koguni üle oma jõu. Nad ise on vabatahtlikult anunud meilt paljude palvetega, et neil võiks olla osa eesõigusest aidata pühasid. Ja nende annid ületasid kõik meie lootused, sest nad andsid Jumala tahtmise läbi iseendid, esmalt issandale
ja siis ka meile. Nii me siis julgustasime Tiitust, et ta teie keskel viiks lõpule selle korjanduse, nii nagu ta seda kord on alustanud. Jah, nii nagu te olete ülevoolavad usult ja sõnalt ja tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu, olge ülevoolavad ka selles armastuse töös. Ma ei ütle seda käsuna, vaid proovides teiste innukuse varal ka teie armastuse ehtsust. Te ju teate meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Nii kirjutab apostel Paulus, alustades makedoonlastest ja lõpetades Kristusega. Kui ma ütlesin, et see lõik on pärit apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele, siis võib tekkida küsimus, et miks ta räägib siin nii pikalt nendest Makedoonia kogudustest. Aga ta teeb seda selleks, et Korintose koguduse kristlasi julgustada või manitseda või ma ütleksin ehk teisiti ärgitada ja õhutada tegema sedasama. Makedoonia koguduste puhul on teada, et nad pidid kannatama üsna ränka tagakiusamist ja tagakiusamise oludes, võib-olla ka laiali pillatuna, on täiesti selge, et ega neil ei olnud ka mingit eriti suurt ainelist julgeolekut või kindlust. Kui sa pead oma kodust põgenema või ennast kas või põranda all varjama, ega sul siis ülevoolavalt kõikvõimalikke materiaalseid varasid olla ei saa või vähemalt ei saa sa neid tarvitada, ei pääse sa neile ligi. Ja sellest hoolimata, ütleb apostel Paulus, on nad olnud ülevoolavad, ülikülluslikud selles armastuse töös, selles annetuste kogumises, korjanduse kokkupanemises Jeruusalemma kristlaste jaoks, kes võib-olla kannatasid suuremat puudust kui nemad, aga võib-olla isegi mitte. Mine sa tea, me ei oska seda praegu niimoodi hinnata. Aga neid oli üles kutsutud aitama ja nad tegid seda hoolimata sellest, et nad ise pidid taluma rohkeid katsumusi, nii nagu apostel Paulus siin ütleb. See on teinud neid vastupidi hoopis rõõmsaks. See on andnud neile ohtrasti rõõmu, ütleb apostel Paulus. Ja nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. Oma vaesusest, oma vaesuse sügavusest on nad sellegipoolest leidnud võimaluse jagada midagi seda vähest, mis neil oli ka teistega. Mulle tuleb meelde lugu, mida ma võib-olla olen teiega varem jaganud. Seda on jutustanud või rääkinud ema Teresa, kellest ilmselt paljud on teist kuulnud, kes töötas ja aitas vaeseid inimesi, kõige vaesemaid inimesi aastaid, aastakümneid Indias. Ja ta on rääkinud ühe sellise loo, et kord sai ta teate ühest väga-väga vaesest perekonnast, ema, palju lapsi. Ma ei mäleta, kas selles perekonnas oli ka isa või oli see ema lesk, aga igal juhul nad elasid tõelises vaesuses ja vaata, et näljas. Ema Teresal ei olnud neile palju viia, aga siiski ta võttis kaasa ühe kausitäie riisi ja viis selle sinna perekonda. Ja ta ütles, et kui ta sinna majja sisse astus, siis ta nägi, et tõepoolest see pere oli olnud tõelises puuduses, tõelises näljas. Laste silmad põlesid näljapalavikust ja oli kõigiti näha, kui tähtis nende jaoks oli see, mida neile toodi. Aga enne kui see ema valmistas sellest toodud riisist midagi oma perele, võttis ta osa sellest, võib-olla poole, ja viis naaber
majja, naaber perekonnale, kuna nemad olid temale teadaolevalt samasuguses olukorras. See on näide sellest, kuidas oma põhjatust vaesusest või oma vaesuse sügavusest võivad inimesed siiski olla valmis jagama seda piskut, seda viimastki, mis neil on nendega, kes on nende kõrval ja keda nad näevad samamoodi kannatamas. Just sellise pildi maalib apostel Paulus korintlastele kirjutades ka Makedoonia kristlastest. Korintlastele, kes tõenäoliselt elasid märksa paremas olukorras, kes olid tõenäoliselt aineliselt kindlustatumad ja kes üleüldse olid endast vähemalt ise üsna heal arvamusel. Apostel Paulus ütleb siin, et nii nagu te olete ülevoolavad usult ja sõnalt ja tunnetuselt ja innukuselt ja meie armastuselt teie vastu. Me peame siin meeles pidama, et apostel Paulusel oli Korintose kristlastega, ma ei ütleks, et kana kitkuda, aga teatav vastuolu. Nimelt olid selles koguduses mitmesugused lõhed, erinevad kildkonnad ja kuigi see kogudus oli Pauluse enda rajatud, oli seal palju ka neid, kes Pauluse enda apostli autoriteedi kahtluse alla seadsid, tema peale kuidagi üleolevalt või koguni põlastusega vaatasid, ütlesid, et jah, kui ta meile kirjutab, siis ta on küll kõva mees, aga kui ta siia koha peale tuleb, siis pole teda õieti ollagi. Me võime teinekord arutleda selle üle, mida see tähendab, aga hetkel ei ole see oluline. Ja kui Paulus kirjutab korintlastele, siis me näeme, siin ei ole mitte tegemist sellise haavatud eneseuhkusega, aga me näeme siiski Pauluse kirjades teatavat irooniat nende Korintose kristlaste suhtes, kes olid endast üliväga heal arvamusel. Ja võib-olla üks torge siin selles samas loetelus on, kui Paulus ütleb, et te olete ülevoolavalt rikkad meie armastuselt teie vastu. Nii et siin on justkui tegemist sellise, ma mõtlesin, parafraasiga või võrdlusega, mille näiteks on üks hiiunali. Nimelt hiidlased ütlevad vahel, et saarlastel on kõik parem kui meitel, isegi naabrid või iseäranis naabrid. Ja nii tundub, et Paulus siin ka ütleb nendele korintlastele, et küll te olete rikkad, eriti rikkad olete te meie armastuse poolest teie vastu. Aga muidugi ei taha Paulus siin mitte tüli norida, vaid võib-olla isegi sellise kerge huumoriga katsuda nende korintlaste meeli või suhtumist leevendada. Ja samuti ei pane ta nagu peamist kohustust selle armastuse töö jätkamiseks või korjanduse jätkamiseks, mida korintlased olid kunagi juba tema soovil alustanud, aga mis oli nende vastuolude tõttu soiku jäänud, mitte ainult korintlaste peale, vaid ta ütleb siin, et ma julgustasin või me julgustasime Tiitust, et ta teie keskel viiks lõpule selle korjanduse. Just nagu sõltuks Tiitusest, Pauluse kaastöölisest rohkem kui korintlastest endist, kuigi tegelik põhjus, miks see korjandus oli soiku jäänud, oli ikkagi nende korintlaste omavahelises lõhestatuses ja võib-olla ka soovimatuses midagi Paulusega üldse tegemist teha. Niisiis, tulles tagasi selle lõigu alguse juurde, Paulus toob siin eeskujuks makedoonlased, kelle katsumused ja viletsus olid ilmselt kõigile teada ja ütleb, et sellest hoolimata on nad andnud, nad on annetanud, nad on andnud üle oma jõu, üle oma võimete, rohkem kui Paulus oleks iialgi lootnud. Nende annid ületasid kõik meie lootused, sest nad andsid Jumala tahtmise läbi iseendid, esmalt issandale ja siis ka meile. Ja siin me võime näha juba seda, mida ma ütlesin ennist, et Paulus kasutab seda korjanduse teemat
samuti evangeeliumi kuulutamiseks ja teeb sellest osa evangeeliumi kuulutamisest. Eestikeelses tõlkes ei tule see nii hästi välja, aga originaalkeeles on siin selles lõigus kasutatud korduvalt sellest armastuse tööst või andide kokkupanemisest või ka, nagu siin ühes kohas öeldakse meile, eesõigusest aidata pühasid, sõna arm. See kõik on arm. Jumal on osutanud oma armu selle läbi, et ta on andnud nendele Makedoonia kristlastele võimaluse omalt poolt armu osutada, armu töös osaleda. See on Jumala armu töö, ka see armastuse andide kokkupanemine, ka see korjandus on osalemine Jumala armu töös ja selle läbi antakse sõnum Jumala armust. Ja nagu öeldud, me võime nendes sõnades, mida ta siin ütleb makedoonlaste kohta, et nende annid ületasid kõik meie lootused, nad andsid Jumala tahtmise läbi iseendid, esmalt issandale ja siis ka meile, juba sellist väikest suundumist või pöördumist evangeeliumi kuulutamise poole. Sest täpselt seda on ju Jumal Jeesuses Kristuses teinud meie heaks. Tema annid on ületanud kõik meie lootused. Ta on andnud oma enda ainusündinud poja. Jumal on andnud iseennast meile. See on loomulikult Jumala enda suure au avaldus või ilmutus. Nii suur on tema armastus meie vastu, nii suur on tema headus, nii suur on tema pikk meel, tema arm ja halastus. Aga ta on andnud iseennast ka meile, meie eest, meie heaks, meie jaoks ja tõepoolest meile selles mõttes, et ta on võtnud meid omaks ja ta on tulnud oma püha vaimu läbi, et elada meie sees, selleks, et meie võiksime uueks saada, et meie elud ei jääks endiseks. Selleks, et meie sees võiks olla elu ja see elu oleks igavene. See on see, millele Paulus siin tasapisi juba viitab. Ja muidugi ta jõuab selle juurde siin selle lõigu viimases salmis. Te ju teate meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. See on Jumala suur arm. Tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks. Paulus ei räägi siin mitte ainelisest rikkusest ja vaesusest, vähemalt mitte eeskätt, vaid ta räägib sellest, kuidas Jumala ainusündinud poeg, igavene sõna, loobus iseenese olust. Nii nagu me võime lugeda väga ilusast lõigust Filippi kirja 2. peatükist. Ta loobus iseenese olust. Ta alandas ennast, ta sai sõnakuulelikuks kuni risti surmani, ta sai inimeseks meie pärast. Miks? Selleks, et meie võiksime saada Jumala lasteks. Kuidas? Selle läbi, et ta on ennast meie eest ohverdanud. Ta on kannatanud ja surnud, võtnud enda peale meie patu, meie süü. Ta on võtnud enda peale ka kõik selle kurja, mis võib inimesele siin selles patuses maailmas osaks saada. Ta on kõik selle võtnud meie pärast enda kanda. Selleks, et ilmutada meile oma armastuse suurust, aga ka selleks, et see kõik ära kanda. Tõepoolest, ristile kanda, et see võiks sinna naelutatuna ka sinna jääda. Apostel Paulus ütleb, et meie võlakiri on sinna ristile naelutatud. See on lõpetatud, nii nagu Jeesus ütles vahetult enne seda, kui ta suri. Ta on võtnud kõik enda peale ja selleks on ta andnud ära kõik, mis kuulus temale endale. Oma au ja kirkuse, oma kõrguse. Ta on saanud meie pärast, meile kõigeks. Sellepärast, et meie nii kummaline, kui see ka pole, oleme temale justkui kõik. Nii väga armastab ta meid. Armastust ei saa kuidagi piirata, limiteerida, mõõta.
see kas on või ei ole ja see kas on täiuslik või ei ole, seda üldse natuke ei saa, vähemalt Jumala puhul me võime olla selles kindlad. Nii et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast, meie pärast vaeseks. Miks? Et meie saaksime rikkaks tema vaesusest. Selle läbi, mis tema ära andis, mis tema endast andis, oleme meie saanud tõeliselt rikkaks. Ja ka selle rikkuse all ei pea Paulus muidugi silmas mitte ainelist rikkust, vaid seda rikkust, mis seisneb teadmises, et nüüd me oleme Jumala lapsed. Kui me ta vastu võtame, kui me temasse usume, siis me saame Jumala lasteks. Jah, me oleme sündinud oma maistest vanematest, aga oma maiste vanemate lastena me oleme allutatud ka kaduvusele, patule, surmale. Nüüd me oleme saanud Jumala lasteks. Jumala lasteks, kes on vabad sellest kaduvuse orjusest, hirmust surma ees, kuradi, saatana meelevallast. Jumal tahab, et me oleksime vabad ka patust. Selleks ta on kinkinud meile oma püha vaimu, selleks ta jätkab meie pühitsemist ja meie valgustamist ja meie juhtimist. Selleks ta jätkab ka meis kahetsuse äratamist, kui me siiski oleme eksinud, meie tagasikutsumist, meie pööramist, meile andeks andmist. Selleks, et me oleksime tõeliselt vabad. Et me ei peaks kandma endas enam seda surmaihu, vaid et me võiksime Jumala püha vaimu eluasemena olla üles ehitatud igaveseks eluks. See on Jumala suur and meile. Ja kui me nüüd ise teeme siin selles maailmas niivõrd, kui me suudame nende vahenditega, mis on meie kätte usaldatud, midagi head, siis me peaksime püüdma seda tehes esiteks järgida Kristuse eeskuju. Ja muidugi järgida ka nende samade makedoonlaste eeskuju, kellest Paulus siin räägib, Pauluse enda eeskuju, küllap ka paljude Korintose kristlaste eeskuju ja ema Teresa eeskuju ja selle India naise eeskuju, kes jagas ema Teresalt saadud riisi oma naabriga. Neid eeskujusid on meil väga palju, aga eeskätt me peame püüdma järgida Kristuse eeskuju. Ja see eeskuju seisneb enda isetus andmises, ilma midagi vastuseks ootamata. Sest mida meil oleks anda vastu Jumalale? Ja muidugi me ütleme, et me anname Jumalale vastu tänulikkuse ja armastuse, aga ega me Jumalale ju tegelikult midagi anda ei saa. Ainuke viis, kuidas me saame Jumalale midagi nii-öelda tagasi anda, ongi see, et me võtame Kristuse endale eeskujuks ja püüame elada nii, nagu tema elas, käia nii, nagu tema käis, head tehes, armastuse ande jagades. Ja sellepärast kuulub see olemuslikult kristlaseks olemise juurde. Sa ei saa olla kristlane, kui sa ei ole valmis ega tee isetult head. See on midagi, mis tuleb meelde jätta ja mida tuleb võtta tõsiselt. Sa ei saa olla kristlane, kui sa ei ole valmis tegema ega tee isetult head. Ma ei ütle, kui suur või kui väike see hea peab olema, meie võimalused on erinevad, aga me kuulsime nende makedoonlaste eeskuju. Oma vaesuse sügavusest, oma põhjatust vaesusest said nad ülevoolevalt rikkaks selle armastuse kaudu, mida nad jagasid nende andide kaudu, mida nad panid kokku kas endast vaesemate, aga võib-olla ka üldse mitte endast vaesemate heaks. Me ei tea seda päris täpselt. Nad andsid, sest et nad said aru, et see on see, kes nad kristlastena on. Kristlased on justkui väiksed Kristused, teised Kristused, alter Kristus on üks ladinakeelne väljend. Kui me ütleme, et Kristus elab meie sees, tema vaim elab meie sees,
siis peab meil olema ka samasugune meel, nagu oli temal. Sa ei saa olla kristlane, kui sa ei ole valmis tegema isetult head ja kui sa seda ei tee. See on midagi, mis tuleb ilmtingimata, mitte ainult meelde jätta, vaid ka ellu rakendada. Ma ütlesin seda tänast mõtisklust alustades, et see kirikuaasta teine pool ei ole sugugi vähem tähtis kui esimene pool, sest et see on see aeg, mil me mõtleme, kuidas me nüüd kõik selle, mida me esimesel poolel oleme pühitsenud, tegelikkuseks teeme. Kuidas me seda elame? Niisiis, Kristuse eeskuju järgimine, tema endale eeskujuks võtmine, see on äärmiselt oluline. See on see sõnum, mille me peame siit sellest epistlist kaasa võtma. Ja teine sellega seonduv sõnum on, et just seeläbi me saame kõige paremal viisil kuulutada evangeeliumi, kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. See ei tähenda, et me peaksime ainult seeläbi evangeeliumi kuulutama. Ei, me peame seda tegema ka oma sõnadega. Tõepoolest Kristusest rääkides, tõepoolest evangeeliumi sõna otseses mõttes kuulutades. Aga meie kuulutus on tühine, see jääb tühjaks, kui need, kellele me kuulutame, ei näe, et see kuidagigi mõjutaks ja muudaks meie enda elu. Me ei saa rääkida armastusest ja hoolitsusest ja headusest, kui me ei ole valmis ise seda tõeks elama. Apostel Jaakobus räägib sellest oma kirjast, kui keegi tuleb teie kotta ja ta on kehvasti riides, ta on näljas ja külmas ja paljas ja te ei tee midagi tema heaks, siis kõigist teie ilusatest sõnadest ei ole mingit kasu. Need ei mõju või õigemini, need võivad mõjuda lausa vastupidiselt. Inimesed hakkavad teie kuulutust pilkama, kui nad ei näe, et te olete valmis selle kuulutuse tõepoolest ka tõeks elama. Ja see on see, mida apostel Paulus meile siin selles tänases epistlis ütleb. Jumal on andnud kõik meie heaks. Loendamatud kristlased on tema eeskuju järgides andnud endast kõik oma ligimeste heaks. Nii selleks, et hoolitseda nende ees siin selles elus, kui veelgi enam selleks, et seeläbi aidata neil õppida tundma ja mõistma sõnumit igavesest elust, Jumala armastusest, lunastusest, sellest, et meile tõepoolest on antud võimalus millekski palju enamaks. See on nii paljude kristlaste eeskuju ja küll oleks hea, kui meiegi oleksime nende hulgas, kelle elu on Kristuse läbi saanud muudetud, kes elavad seda uut Jumala laste elu nii siin selles maailmas, kui loomulikult seda me ootame kõige enam igavesti.